Täna ma tahan arutleda teemal empaatia ja sümpaatia. Ehk siis kui tihti me arvame, et me tegelikult oleme väga empaatilised, aga tegelikult me pakume teistele inimestele sümpaatiat, mitte empaatiat. Mis vahe seal on? Et võtame näiteks sellise situatsiooni, et sa saad sõbraga kokku ja ta hakkab sulle rääkima oma murest või probleemist. Kuidas sa teda kuulad? Kas sa kuulad teda ja oled tõesti kohal 100%, samal ajal mitte siin peas mõeldes, kuidas kogu see tema mure sinu elus sobitub. Ehk siis, et kas sa oled kogenud ka midagi samasugust, kuidas sa saaksid talle nõu anda. Ja siis oma jutud loomulikult, et kui sa oled midagi sarnast kogenud, et siis mis see kõik on. Ja kohe, kui tekib väike paus ja võimalus, siis sa lähed selle oma looga sinna peale. Et sa ütled võib-olla, et ma mõistan sind täpselt, aga vaata, mul oli ka siis 5 aastat tagasi samasugune asi. See on hästi inimlik niimoodi teha. Mina teen seda ka hästi tihti, kuigi ma olen treeninud ennast, et ma jälgin, aga vahel see lihtsalt, kuna meie ego kogu aeg loob seoseid minevikust ja meie enda elust, siis tegelikult see empaatia on oskus, mida tuleb õppida ja millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja lihtsalt õppida nii-öelda poolsuud kinni hoidma ja olema siis täielikult kohal, kui räägitakse. Teine asi empaatiaga on see, et me suudame empaatiat pakkuda teisele inimesele ainult siis, kui me ka ise oleme empaatiat saanud. Kuna tänapäeva ühiskonnas me ei ole tegelikult empaatilised, et jah, me tunneme sümpaatiat, et ma samastun sinuga, ma kujutan ette, kuidas sa võid tunda ja arvame, et see on empaatia, aga tegelikult ärakuulamist ja mõistmist me väga tihti ei koge. Ja seetõttu on meil ka endal seda raske pakkuda. Mida siis võiks teha, kui järgmine kord selline situatsioon on? Siis ma kutsun sind üles lihtsalt ennast jälgima, et tõesti, kui keegi räägib sulle oma murest või ka rõõmust, et siis sa oled 100% kohal selle inimese jaoks. Ehk siis meil on 2 kõrva ja 1 suu ja me hoiame selle 1 suu vahepeal kinni ja me tõesti samal ajal kuulame päriselt nii, et see inimene tunneb ennast kuulduna. Ja enne kui me anname nõu, küsime, kas seda nõu tahetakse. Sest tihtipeale, kui endal ka ei on mure, me tahame, et meid kuulatakse ära, aga mitte ei hakata meil lohutama või rääkima oma lugusid. Et see tekitab tihtipeale sellist kurbust ja mitte kuuldud olemist. Ja teinekord võib-olla ei olegi isu enam jagada asju. Ehk siis kutsun sind üles järgmine kord olema tõesti kohal 100% selle inimese jaoks ja laskma tal rääkida, ka pidada pause ja olla ka vahepeal vaikuses. Teine asi, kuidas saada empaatiat, on tore, kui sa lepid mõne sõbrannaga kokku, kellega siis empaatiat jagada. Kui sa empaatiat vajad, et sul on nii-öelda empaatiasõbrad, kes ka on teadlikud sellest, mis on empaatia, kuidas empaatiat pakkuda. Ja aeg-ajalt te lihtsalt saate kokku ja lepitegi kokku nii-öelda empaatia kohtumise, kus te saate vastastikku üksteist ära kuulata empaatiliselt. Ja niimoodi oled sa valmis siis ka teiste inimeste suhtes, kes ei ole nii empaatilised, näitama rohkem üles empaatiat. Vot, sellised mõtted, aga jagage all kommentaarides, mida teie sellest arvate, kui lihtne on teil jääda empaatiliseks ja kui tihti te kuulete, et teid päriselt empaatiliselt kuulatakse.